Tere kõigile, Marko siinpool ja täna võtame teemaks raamatute lugemise, mis on jäänud tänapäeval väga harvaks tegevuseks. Enne veel, kui läheme e-lugeri teema juurde, tuletan meelde, et juhul kui teile mu videod meeldivad, tasub vajutada ka like, subscribe ehk tellinuppu, võib-olla kellukese märki, siis tuleb lausa teade, kui ma uue video olen üles pannud. Nii et mõelge selle peale ka. Võrdlusvideo, e-luger versus tahvelarvuti versus nutitelefon, see tuleb siia üles. Aga nüüd video sellest, mis asi on see e-luger üleüldse. Mina armastan raamatuid väga. Kuigi ma räägin teile siit kodukinost, filmide vaatamisest, helist, sellisest värgist, siis tegelikult ma loen palju raamatuid. Ma armastan neid, ma alati armastanud juba väiksest peale. Ja olen neid lugenud ikkagi tuhandete kaupa. Ka nüüd, kui aega ja võimalust on, loen ma raamatut. Aga tänapäeval paljud seda enam ei tee. Eriti noorem põlvkond on siis pildi vaatamise peal, muusika kuulamise peal ja raamatuid ei loetakse väga vähe. Millest on mul siiralt kahju. Raamatuid siiski tasub lugeda. Päris raamatuid olen ma viimastel aastatel ostnud ikkagi üsna vähe. Aga mina loen enamasti e-raamatuid. Ja e-raamat on üks väga tore asi. Paljud ei ole kunagi e-raamatut näinud, ei tea, mis asi see on. Sisuliselt on see digitaalne paberileht. Aga see ei ole ei arvuti, ega tahvelarvuti, ega mobiiltelefon. Selle ekraan on e-ink, ehk siis nii-öelda e-tint. Ehk siis ta ei väsita silmi, teda on oluliselt parem lugeda. Ja nii see tõesti on. Minul on siin oma e-raamat, mida ma juba loen vist, ma arvan, et äkki viimased 5 aastat on mul see mudel olnud. Ja naudin teda tõesti täiega. Minul on raamatul kaaned ümber, siis ta on päris raamatu moodi, pluss ta kaitseb seda. Tegelikult on ta üsna tahvelarvuti moodi, aga ta tint on hoopis teistsugune. Selline mustvalge ja minul on ka valgustusega mudel. Ja seda ma alati soovitan. Valgustusega mudelid on oluliselt parem lugeda. Oluline on, et see peab olema valge valgus. Odavamatel mudelitel on selline sinakas valgus, mida ei ole üldse hea lugeda. Mitte kõigil, aga tasub lugeda reviewsid. Ja ma natuke räägiks teile e-raamatust. Miks on e-raamat hea asi? Ongi sellepärast, et ta ei väsita silmi. Kui siin, ma ei mäleta, kas Elisa oli see, kes tegi mingit reklaami. Kas äkki oli aasta või lausa 2 tagasi. Et nutitelefoniga saad mingeid raamatuid lugeda, siis see on kohutavalt ebamugav tegevus. See väsitab silmi. Nutitelefon ei ole raamatu lugemiseks. Nii nagu pole tahvelarvuti ega tavaline arvuti. Nendest on väga halb raamatuid lugeda. E-raamatu lugemine, e-raamatu lugerist on ikkagi üsna sarnane päris raamatu lugemisele. Ta tõesti ei väsita silmi erinevalt endest taustavalgustusega vidinatest, ehk siis nutiseadmetest. Ja kui te olete raamatulugeja, siis soovitan mingi lugeri poole vaadata. Ta on väga hea lahendus. Ma arvan, ma kasutan lugerit juba viimased äkki 10 aastat. Ma natuke räägin, kuidas ma üldse sattusin lugeriga lugemise peale. See oli niimoodi, et tahtsin lugeda raamatut, kuna ma ei olnud varem lugenud ühtegi ingliskeelset raamatut. Ja loomulikult väga mingit lugerit ja värki selle jaoks ostma. Ja siis ei olnud ka veel nutiseadmeid sellisel kujul, nagu tänapäeval. Lugesin arvutist. Lugesin oma esimese raamatu läbi arvutist. Ja see oli kohutavalt ebamugav kogemus. Jah, see raamat oli mingi, ma arvan, 300 lehekülge, ta oli ebamugav. Ta oli halb ja ebamugav. Ütleme nii, ta väsitas silmi ja see lugemine on ebameeldiv. Et kui sa ikkagi tahad lugeda tunde, siis arvuti ekraan väsitab, midagi pole teha. Järgmise raamatu jaoks ma ostsin tahvelarvuti. Selle mõttega, et on ikkagi hea käes hoida, et saad nagu raamatut lugeda ja samas saab ka kõiki muid asju teha. Mõeldud tehtud. Lugesin sealt siis. Ja see oli ka kehva kogemus.
jah, ütleme kodulehti vaadata, uudiseid lugeda sobib, aga raamatute lugemiseks üldse mitte. Absoluutselt mitte. Et kes siin mõtleb, et ostab ka selle mõttega tahvelarvuti, et saab igasuguseid asju teha, siis see on üks jama mõte. See ei asenda mitte kuidagi päris e-lugerit. See on halb lahendus raamatute lugemiseks. Tõesti halb, ei soovita kellelegi. Ja kui ma olin sealt ka lugenud läbi, ma arvan äkki paar raamatut, siis ma hakkasin põhjalikumalt uurima, mis need e-lugerid on. Ja Eestis muidugi, et müügil ei olnud sel ajal üldse neid. Ja tellisin välismaalt endale. Ja kui ma sellest siis olin ära lugenud oma esimesed raamatud, ma olin nii õnnelik, see oli niisugune nauding. Okei, ta ei olnud kõige parem luger, aga ta oli väga hea. Ta oli võrreldes tahvelarvutiga või tavalise arvutiga. Võrreldes sellega ta oli ikka nagu öö ja päev. Ja alates sellest ajast ma loen e-raamatuid e-lugeriga. Ja olen ka vahetanud. Ostun neid lugereid teistsuguseid. See viimane on küll, jah, nagu ma ütlesin, olnud 5 aastakest vist. Ja ei ole plaanis vahetada, sest see töötab väga hästi ja ta on väga kvaliteetne. Sel ajal ta oli üks kallimaid, mis müügil oli. Ja naudin seda jätkuvalt. Mida vaadata e-lugeri puhul? Ekraani kvaliteet, esimene asi. Kui hea ekraan on, kui palju on neid piksleid, kui terav. See on oluline. See on esimene asi. Järgmine asi on suurus. Minul on sellise päris keskmise suurusega, ma arvan, sel ajal oli ta üsna suur, üks suuremaid. Ta peaks olema mitte väga väike, siis on halb lugeda ja mitte väga suur, siis on paha kaasas kanda. Et selline optimaalne suurus tuleks enda jaoks leida. Selline näiteks on minu jaoks täiesti optimaalne. Ja taustavalgustus, mis on kolmas ja väga oluline asi. Jah, e-lugerid on olemas ilma taustavalgustuseta, saab lugeda, siis peab lugema lihtsalt valges, lambivalgel, õues, mis iganes, nagu tavalist raamatut. Aga taustavalgus annab teile selle variandi, et te saate lugeda pimedas. Ehk siis õhtul, kas või öösel, te ei pea panema põlema lisavalgustust, pole vaja ühtegi tuult põlema panna, ainult e-lugeri valgel. Ja see taustavalgus on teistsugune, sest e-lugeri valgus tegelikult tuleb pealt poolt. Mitte altpoolt ehk tagant nagu siis tahvelarvutitel ja nutitelefonidel ja muudel seadmetel. Siis sellele e-ingile paistab valgus peale, nii nagu ka ütleme tavaline lambivalgus. Ja ta tehnoloogia on teistsugune ja seda on väga hea lugeda seetõttu. Ta on nagu raamat, nagu tavaline tindiraamat. Ma teen siin raamatu lahti. Taustavalgustusel kui põleb, aga ta näeb välja täiesti tindi moodi. Ta on nagu tavaline tint. Ega ta palju ei erine. Ma kustutan taustavalgustuse ära. Nüüd taustavalgustus ei põle. Ja ta on selline tõeline nagu paberileht, üsna sarnane. Aga e-raamatu suur pluss, mis ei nimetamata, on see, et siia mahub tuhandeid ja tuhandeid raamatuid sisse. E-raamatu maht, see teksti maht on väga väike ja lugerisse mahub neid väga palju. Ja osadel lugejatel nagu ka sellel on olemas siis mälukaardi pesa veel lisaks. Aga mul isegi pole siin mälukaarti sees, ma arvan, mul on siin mingi 200 raamatut praegu ja vaba mälu on veel küllalt. Et siin see maht on väga ja väga väike, mida üks raamat vajab ja saab kõiki kaasas kanda oma lemmikraamatuid. See on nagu ülimalt mugav variant. Peaks olema eraldi raamatukogu tuba ikkagi, sest muud varianti ei ole, see oleks paksud raamatuid juba täis. Et jah, kogu see probleemi ta lahendab ka ilusti ära. Et super asi. Ja aku, et kui tavalist nutitelefoni tuleb laadida iga päev või üle päeva, siis e-luger kestab ikkagi nädalaid. Sõltub nüüd mudelist ja kui palju te loete. Ma ütleks, et kui te tõesti palju loete, siis kestab võib-olla paar nädalat. Kui te vähe loete, kestab mitu kuud. Et see aku kestab väga ja väga kaua, kuna e-ink võtab väga vähe voolu. Ja see taustavalgustus võtab ka vähe voolu.
et tõesti see laadimise probleem on ka üliväike. Et seda hirmu, et lähen kuhugi reisile ja aku saab tühjaks, siis seda ei ole. Et kui te olete kodus aku täis laadinud, siis te jõuate reisilt tagasi tulla ja ikka aku kestab veel ka järgmise reisini. Üldiselt nii see kipub olema. Et väga-väga hea lahendus. Olen siin nüüd kiitnud e-raamatut taevani, aga kas tal on ka miinuseid? Lugemise suhtes ei ole, kui te valite hea mudeli. Sellise, mis teile sobib ja mis näitab head seda teksti. Siis lugemise suhtes on kõik okei. Aga Eestis on see probleem, et ka e-raamatud kipuvad olema väga kallid. Ja tihti on nad samas hinnas, mis on paberraamatud, mis minu jaoks on täiesti ajuvaba. Ma pole küll nüüd ammu neid kõik hindu vaadanud Eesti raamatuid, ma eestikeelseid raamatuid ei ole aastaid lugenud, ma loen inglise keeles ainult, sest Eestis lihtsalt selle, kui nad tõlkima hakkavad mingit asja, olen ma selle inglise keeles jõudnud juba 10 korda läbi lugeda ja uuesti läbi lugeda ja uuesti veel läbi lugeda seda sama raamatut, kui oli hea raamat. Enne kui siin mõni näiteks mingi seeria ära tõlgitakse, sellega kui jõutakse sinna seeria lõppu, siis 10 aastat mööda läinud, mis on nagu ma ütleks, mind ta tõrjub eestikeelsest raamatust täiesti eemale. Ma ei jõua ära oodata, kui see eesti keelest tuleb järgmine osa. Üks osa, siis aasta pärast tuleb teine. Samas ma tean, et inglise keeles on ammu ilmunud. Ma võtan inglise keeles raamatud ja loen nad läbi lihtsalt selle seeria näiteks, kui mul see meeldib. Ja nii ongi. Ja pluss hind. Hinnas on ikkagi väga suur vahe. Kui ingliskeelne raamat, võiks öelda, 2-3 korda on e-raamat odavam, siis see Eestis on ta sama hind, mis nagu mind küll häirib. See on selline eestlaseks olemise privileeg, et sa pead ostma kallimaid asju. Kõik on kallim, kõik asjad on kallimad. Et seetõttu mina ka eestikeelseid raamatuid ei osta, e-raamatuid siis, et ainult ingliskeelseid. Kuna lihtsalt olen kooner, ei raatsi raha kulutada ja pealegi tellitakse nii vana materjali, et ma ei viitsi seda lugeda. Ammu juba loetud. Nii et, kes armastab raamatuid, ostke endale e-luger, lugege e-raamatuid. Mis keelseid on teie oma valik, aga te selle paberraamatuga ei võida midagi. Jah, algus oli mul ka selline tunne, et ikka keeraks seda lehte ja särki-värki, aga sellega harjub nii ära. E-raamatus saab teha ka märkmeid, kõiki selliseid asju, kui tahate mingeid oma ülestähendusi teha. See on nagu hästi mugav, pluss igasugused lisavõimalused tihti peale seal sõnaraamatud, asjad saab otsida mingit tundmatuid sõnu näiteks, et ei tea, mis see tähendab, siis väga lihtne leida. Et selliseid lisavõimalusi on tihti peale. Ma nagu miinustest, ma eriti mingisuguseid ei näe e-raamatu puhul. Minu jaoks on need ainult plussid. Hea asi. Tänapäeval ta kaalub selle tavalise raamatu tegelikult vabadalt üles. Jah, muidugi mõnus on ikkagi hoida seda päris paberit käes. Vahest mul, kui ma väga süvenen lugenemisse, siis ma üritan ka siin lehte keerata, mida ei ole nagu reaalselt võimalik teha, aga tõesti unustada ära, et see on e-raamat ja üritan lehte keerata. Küll vähem, aga seda on ikka ette tulnud. Vaat selline lugu e-raamatutest, siis siia kodukino ja filmi ja pildi teemale vahele. Et kui armastate lugeda, siis ostke e-raamat, ostke e-raamatuid. Need on head asjad, mugav kasutada. Unustage nutitelefonid, tahvelarvutid, tavalised arvutid, sülearvutid. Nad ei konkureeri lugemise puhul mitte mingisuguse e-lugeriga. Aitäh vaatamast jällegi järgmise korrani. Olge mõnusad. Vajuta tellinuppu, vajuta kellukese märki, pane like, jäta komm, kõike head.